Tänane teema, mida ma tahan sinuga jagada, on lapsepõlves emotsionaalne hüljatus. Ma arvan, et kõik inimesed on seda kogenud, mõne vähem, mõni rohkem, mõni väga palju ja olenevalt siis nüüd sellest, kuidas me oleme õppinud täiskasvanud eas käituma, see näitab ka seda ära, et kas meis on seda lapsepõlve emotsionaalset hüljatuse mõju või ei ole. Kui me reageerime selliselt, et me eemaldume, me paneme ennast lukku, me vaikime, me ei suuda suhelda, meie emotsioonid on alla surutud, me ei suuda emotsioone, me ei tunne oma emotsioone, me ei suuda ennast väljendada. See näitab kindlasti seda, et on olnud kuskil mingites kohtades emotsionaalset hüljatust. Ja mida rohkem ma sellega iseenda sees tegelen, mida rohkem ma seda enda sees õpin tundma, seda kergemini saan ma seda enda seest välja treenida ja endaga rohkem kontakti. See mõjutab väga palju paarisuhet. Kõige sagedamini tulebki sealt just välja, et me näeme, et meil on kuidagi nagu mingisugune osa puudu, meil on mingi tühjuse tunne, meil on nagu mingisugune puudujääk sealt paarisuhtest. Ja võib-olla üldse suhetes me tunneme, et meil on midagi puudu, siis see lapsepõlve emotsionaalse hüljatuse tunne käib meiega alateadlikult igal pool kaasas. Ja seda antakse edasi väga sagedasti just nimelt põlvest põlve. Juba esivanematel olid need emotsionaalse hüljatuse kogemused ja need on andnud edasi oma lastele ja need on lõpuks jõudnud meieni. Nii et see, kuidas meie praegu suhestume iseendaga ja see, kuidas meie suhestume lastega ja kuidas need lapsed antud ajahetkel reageerivad ja käituvad, sealt võib juba väga palju välja lugeda sellest emotsionaalsest hüljatusest. Kui me sellest saame aru, et meil on seda emotsionaalset hüljatust, siis sellega on võimalik tegeleda ja sellest on võimalik ennast ka välja kruttida, välja saada ja rohkem endaga kontakti saada ja õppida sellega toime tulema. Nii et kõik on võimalik ja kõike saab oma elus muuta. Juhendus sinu endani.